olnud siin ära olnud peenra peal ja enam ei tohi viivitada taaliate ülesvõtmisega. Juurmugulad on küllaltki suured, et neid mitte vigastada, siis tuleb niimoodi kergitada ettevaatlikult, mitmelt poolt ligineda. Raputame selle üleliigse mulla ära, lõikame varred maha, no umbes niimoodi 20 sentimeetri kõrguselt. Sellised varretüükad. Ja puhastame välja need juurmugulad. Need on siis sellised paksenenud osad taimel. Näete, siia on siis need toitainevarud kõik talletunud. Ja peamine toitainevarude talletumine toimubki just sügisel. Nii et tegelikult tuleb siis taaliaid ka võimalikult kaua mullas hoida. Aga muidugi ei tohi ka viivitada esimeste öökülmade saabudes, et praegu on siis paras aeg need välja võtta. Need järgmise aasta pungad arenevad siin juurekaela lähedal ja siis nad on väga külmahellad ja sellepärast tulebki siis nüüd nad viia sellisesse 5-kraadilisse temperatuuri. Nii. Eelnevalt oli siin nüüd silt ka juurde pandud. Et näeme, et tegemist on siis punase taaliaga, mille sordi nimi on Red Fubuki. Nii. Niimoodi ta siis on. Ja nüüd räägin ühte sellist asja, et need varred on õõnsad ja nüüd sügisel kipub olema niimoodi, et siia, no ütleme siia juurekaela lähedale kipub vesi kogunema. Ja nüüd, et see vesi ei jääks siia seisma ja siis see juurekael mädanema ei läheks, on soovitav siis esialgu 2 nädalaks panna kasti need juurmugulad siis niipidi. Ja kui 2 nädalat on möödas, siis me võime selle taalia juurmugulad siis panna õiget pidi. Ja koondame nad siis kõik ühte kasti ja siis viime 5-kraadilisse temperatuuri keldrisse. Et parem siis, kui see kelder ei oleks väga kuiv, sest muidu nad võivad kevadeks ära kuivada. Kui nüüd kelder on kuiv, siis võib panna nendele mugulatele peale siis sellise õrna freesturba kihi. Ja kevadel siis tuleb jälle taimele peale vaadata, et kuidas on siis need üle talve säilinud, et kas nad on väga ära kuivanud. Kui on ära kuivanud, siis võib jälle leotada ja soovitatakse taaliat jagada jälle niimoodi, et tekitada temast siit mitu taime. Et siis uus taim kasvab jälle elujõuliselt. Ja istutatakse maha kevadel jälle uute pärast neid öökülmade lõppemist. Tavaliselt see on siis Eesti tingimustel kuskil mai lõpus. Ja kasvavad siis järjekordselt uued taimed. Hakkab uus elutsükkel. Tänan tähelepanu eest.